Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Siin videos käsitleme ametniku õigustes huvikooli rollide ja asendaja lisamist. Alustame huvikooli esindaja lisamisest. Mainin, et ka huvikooli esindaja saab seda toimingut teha. Vajutame avalehel küljemenüüst huvikoolid nupule. Valime konkreetse huvikooli, millele soovime esindaja lisada, ning alla kerides jõuame asutuse õigused vaateni. Uue huvikooli esindaja lisamiseks vajutame lisa nupule. Siin näites soovime me lisada Kerli uueks huvikooli esindajaks. Selleks tuleb meil sisestada Kerli isikukood. Kui kood on sisestatud, vajutame küsi andmed nupule. Automaatselt ongi kasutaja rolliks määratud haridusasutuse esindaja. Kui kasutajat soovitakse määrata huvikooli esindajaks vaid kindlaks ajavahemikuks, siis täidame ära väljad alates ning kuni. Mõlema puhul avaneb kalendrivaade, kus tuleb valida aasta, kuu ning ka päev. Ametnikul on võimalik lisada siit ka huvikooli direktor. Nii ametnik kui ka huvikooli direktor saavad siit lisada ka huvikooli direktori asendaja. Huvikooli esindaja neid toiminguid teha ei saa. Vajutame taas lisa nupule. Sisestame isikukoodi, keda direktoriks või direktori asendajaks märkida soovime ning vajutame küsi andmed nupule. Lisaõigus rippmenüüs tuleb direktori määramise puhul ametnikul valida huvikooli direktor ning direktori asendaja määramise puhul saavad nii ametnik kui ka direktor valida huvikooli direktori asendaja. Asendaja märkimisel on kohustuslik märkida asenduse periood. Asendus saab märkida ette kuni 60 päeva ning asendus saab alata ainult tulevikus. Asenduse perioodil ei ole direktoril, kes määras endale asendaja, käskkirja allkirjastamise õiguseid. Ning viimasesse välja lisatud tituleeringut kuvatakse allkirjastatud käskkirjal. Kui oleme vajalikud väljad täitnud, vajutame salvesta nupule. Asenduse alguskuupäeval saab määratud kasutaja automaatselt õigused ning lõppkuupäeval need eemaldatakse. Asendamine ei saa olla tähtajatu. Kui vaja, siis tähtajatu asendamine luuakse läbi pikaajalise asendamise. Juba alanud asenduse korral enam asendust kustutada ei saa. Saab aga muuta lõppkuupäeva. Selleks vajutame asutuse õigused vaates konkreetse kasutaja rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile. Avaneb pop-up aken, milles on võimalik kuni kuupäev vahetada. Kui aga asendamise algusaeg veel kätte jõudnud ei ole, siis on veel võimalik seda muuta, aga muuta ei ole seda võimalik minevikku või ka käesolevasse päeva. Ning mainin, et asendaja ei saa iseendale asendajat määrata, muuta püsiesindajat ega ka asendusperioodi muuta. Lõppenud rolli õiguse korral on rea taga silmaikoon, millele vajutades näeb kehtinud andmeid.